Jagatud ruum. Räägime keerulistel teemadel turvalises kohas. Mis siis veel uudistes? Taliban keelas naistel avaliku kõnelemise, neil pole enam nägu ega häält. Trump arvab, et aborti tehakse 9. kuul. Elon Musk pakub lastetule popstaarile lahkelt inseminatsiooni, mis vahva breeding fantaasia, happy end tasuta ja kõigile. See kõik siinsamas ja iga päev. Kardemoni linna lahked röövlid ja tavalised vägistajad, naaber, tuletõrjuja, hambaarst. Kas sellel kõigel on mingit pistmist viisiga, kuidas naisi välja mõeldakse, kujutatakse, vormitakse, omatakse? Äkki saabki kõik alguse pealt näha süütutest pildiraamatutest, filmidest, kus tüdrukud ei kõnele, romaanidest, kus naistel tuleb lihtsalt olla ilus, olla toeks või olla surnud. Fun fact, kõike, mida sa ütled, võib kasutada sinu vastu. Fun fact, ühe teadusuuringu kohaselt pole mitte konsensuslikku seksi harrastavate meeste meelest tegu vägistamisega. Pahad on kõik teised, Kardemoni linnas on elu hea, õhk puhas, kogukond tore. Fun fact, äkki sa ikka ise tahtsid seda, kõlab kohtus ka juhul, kui 80 meest uimastatud naist vägistab. Kui küüniline, kui hirmus, kui tavaline. Veeretada süüd, kuni pakib kokku nagu lumepall. Viska täpselt, viska kõvasti. Kes pihta saab, on süüdi. Ise tahtis seda sõda. Kuulsite Karoliina Pihelgase sonetti luulekogust Ikka veel. See on 3. episood, kus arutame nõusoleku ja seksuaalvägivallaga seotud teemasid. Mina olen Keiu Virro. Ja mina olen Liis Alme. Seekord püüame lahti harutada seda, mis juhtub seksuaalvägivalla järel. Kuhu pöörduda? Kes aitab? Kuidas ise aidata? Kuidas toimib ohvri psüühika? Aga vägivallatseja oma? Kuidas mõjutab vägivald marginaliseeritud gruppe? Ja kuidas läheneda olukordadele, mis ei pruugi olla seaduse vastased, aga millega sellepärast veel sugugi kõik korras ei ole? Mina olen Arno Lauk, töötan Sisekaitseakadeemias ja nüüd tuleb väga pikk lause. Politsei- ja piirivalve kolledži korrakaitse õppetooli nooremlektorina. Minu eelnev karjäär politseis kestis 8 aastat ja valdavalt sellest esmareageerijana, nii et see on võib-olla see vaade, millest ma kõige rohkem ka tean. Aga laias laastus, kuidas jõuab seksuaalvägivald politseini või need juhtumid on kas siis väljakutsetena või mõne muu sündmuse käigus. Et väljakutsete puhul on see kas ohver või pereliige või pealtnägija, kes sellest siis 112 teada annab. See võib olla ka näiteks lasteaiaõpetaja, kes on tähele pannud, et lapsel on mingisugused vigastused või veritsus kohtades, kus ei peaks olema ja on tal tekkinud kahtlus. Või kui politsei lahendab mingeid muid väljakutseid, kui on sellised juhtumid olnud, siis kannatanu ja lähedased ootavad abi. Et vahet ei ole, kes seda annab. Ja inimeste jaoks oma tähtsust, et kas on seal noorsoopolitseinik või patrullpolitseinik, tema jaoks on vormis inimene ja tal on vajadus. Et see inimene, kes abi küsib, ta ei märka ega teadvusta seda, et see protsess, mis selle politseiniku peas selles situatsioonis toimib, on eeskätt see, et kuidas koguda tõendeid. Mis juhtus, kus juhtus, kellega juhtus, millal juhtus, kuidas juhtus, kes pealt nägid, milliseid füüsilisi asitõendeid saab veel talletada. Ja see iseenesest suunab kogu politsei sekkumist tervikuna. Küll aga meil on tehtud selgeks see, et see sekkumine peaks olema minimaalne ja teadvustama, et kui haavatavas seisus see inimene tegelikult on. Et see esimene politseinik ei hakka kindlasti ega ei tohiks hakata ohvrit üle kuulama, küsima asju, mille
kohta tegelikult ei ole vaja infot. Oluline saada maksimaalselt esmast infot selle kohta, mis vahetult toimus, et anda see edasi järgmistele. Mina olen Kai Part ja ma töötan naiste arstina Tartu Ülikooli kliinikumis, aga ka seksuaaltervisekeskuses seal ja ma olen ka ülikoolis õppejõud ja siis ma veel aitan vedada ja arendada Eesti seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste tööd. Seksuaalvägivald on väga lai mõiste ja tavaliselt mõeldakse selle all vägistamist ja vägistamine võib ju olla ka mitmesugune, et seaduses isegi loetakse vägistamiseks, et ühelt poolt peab siis olema kaasatud suguelund. Aga no see on siis näiteks anaalne või vaginaalne või peenise panemine suhu näiteks, seda loetakse ka vägistamiseks. Ja et seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on nüüd nende inimeste aitamiseks, kes on kogenud 7 eelneva ööpäeva jooksul seksuaalvägivalda. Ja me ikkagi mõtleme sellist kontaktset seksuaalvägivalda, et me tegelikult ei oota seksuaalse ahistamise ohvreid sinna sakkidesse, vaid need on ikkagi vägistamised, sellised muud seksuaalse iseloomuga teod, mille puhul siis jah on teada, et see toimus 7 ööpäeva jooksul või on kahtlus sellele. Üks osa, ma isegi ütleks, et koguni 1/3 meile tulijatest nad kahtlustavad, nad ei tea tegelikult, kas nendega toimus seksuaalvägivald või mitte, sest et nad olid purjus või nad jäid purju, kuigi ei olnud alkoholi tarbinud ja näiteks ärkasid üles võõras korteris, riideid ei ole või hoopiski kuskil Lasnamäe kanali veerel lamamas ja midagi on sellist, mis paneb neid mõtlema, et kas minu kallal võidi siis seksuaalvägivalda taritada. Et sellepärast me võtame ka alati vastu inimesed, kellel on kahtlus seksuaalvägivallale. Ja millest see 7 päeva tuleb, on lihtsalt sellest, et see on 24 tunni asutus, see sakk. Sellepärast, et inimesed peavad, kellel on siis tekib see kahtlus või nad teavad, et nad kogesid seksuaalvägivalda, et nad peavad kohe saama pöörduda, sest siin on mitmed asjad ajakriitilised, et me tahame tuvastada võimalikke vigastusi, kui neid on, aga ma ütlen lihtsalt ette, et paljudel ei ole ja me tahaksime koguda tõendmaterjali ja vaat see on ajakriitiline, et näiteks kõige kauem on leitud, et naise tupest on võimalik veel mehe spermarakke leida kõige kauem 7. päeval, et sellest tulebki siis see 7 päeva ajalimiit. Ja on mõned asjad veel, et näiteks me pakume SOS pille tasuta ja need on kuni 5 päeva pärast sellist kaitsmata tahtevastast vahekorda ja me saame anda tasuta HIV ennetavat ravi, mida tuleb alustada seal, kus see siis vajalik on 3 ööpäeva jooksul. Nii et see teenus on siis 24 tunni teenus ja sellepärast see on haiglate juures, et sinna saab 24 tunni valmidusega minna ja see sakk tuleb sellest, et inglise keeles on see Sexual Assault Center ja see on siis nagu seksuaalvägivalla abikeskus ja seda tüüpi keskused said alguse 80-ndatel USA-s, järel Inglismaal, Põhjamaades ja nüüd siis Eestis esimest korda. Esimesena nii-öelda idabloki riikide hulgas ja lihtsalt, et see nimekuju jääks sarnaseks, siis me otsustasime ka, et Eestis ütleme siis sakk. Mina olen Annika Silde. Igapäevaselt praegu töötan Sotsiaalkindlustusametis, ohvriabis ja olen siis teenuse omanik, mis tähendab seda, et kõik sellised tugiteenuse või abistavad teenust, mis on mõeldud seksuaalvägivalla ohvritele, rohkem just täiskasvanutele, siis see on minu valdkond, mida ma siis korraldan, arendan, kõike seda teemat siis teen. Et kui sellised ründed on toimunud nagu viimase 7 päeva jooksul, siis on seksuaalvägivalla kriisiabikeskus selline koht, kuhu minna. Ja seetõttu, kuna ta on väga tihedalt seotud ka tervisega, et võib-olla seal on vigastused, võib-olla seal on vaja teha näiteks naiste arsti läbivaatus, günekoloogiline läbivaatus,
naistearst on siin võib-olla ekslik, sest me tegelikult osutame abi nii meestele kui naistele, et meie arstid lihtsalt vaatavad läbi ka mehi, et see ei tähenda seda, et naistearst, et ta siis ei oska seda teha. Et siis see on tõesti tervishoiuasutuste juures, haiglate juures ja sellises kohas, kus siis on võimalik nii-öelda ligipääs 24/7, et seetõttu on nad EMO-dele ligidal, et esimene koht, kui inimene peaks pöörduma, on siis erakorralise meditsiini osakond ehk EMO, et need on nagu 24/7 avatud, täpselt samamoodi nagu SAK-i teenus nii-öelda. Aga me oleme natukene arvutanud, et ükskõik millises Eesti piirkonnas oled, siis kõige kaugem maa on kuskil tund aega. Et kui see on nagu transport on olemas, siis tunni aja, 1,5 tunni sees on tegelikult see sõitmise piir nagu ükskõik millisesse SAK-i, et sellepärast meil ongi vaata Eesti peale need laiali. Aga saab abi küsida politseilt, kiirabilt, et 112 võtab selle kõne vastu ja pakub seda võimalust, et siis tuleb lihtsalt samamoodi, natuke peab sellest rääkima, aga see on võimalik, et nad ise siis transpordivad. Või siis samamoodi, et ma väga-väga soovitan, et kui tõesti on juhtunud ikkagist selline teema, selline juhtum, et siis minna sinna SAK-i, või minna sinna haiglasse, kus on SAK, et siis ei pea esiteks mitu korda rääkima sellest teemast ja juba tead, et seal on tegelikult spetsiaalse väljaõppe saanud inimesed, kes on traumateadlikud, nad teavad, oskavad rääkida, rahustada, maandada. Kai Pardi väga tänuväärse töö tulemusena on meil kui politseil siis suurepärane tööriist SAK-ide näol, mis annavad ka selle kindlustunde, et keegi palju pädevam ja targem kusagil teab, mida nüüd täpselt edasi teha. Ehk siis esmane roll, nagu ma ütlesin, ongi saada see mingisugune pilt, mis võis toimuda ja tagada see, et ohver, kui ta on sellega nõus, toimetada siis sinna koha peale ja anda üle meedikutele, kes teevad kõiki vajalikke asju nii, nagu peab tegema. Ja ka siis talletada nende võimalike tõendite puutumatused, kui tal on ka riided seljas, et anda talle siis ka see tolmukaitseülikond näiteks selga, et ta ei kontamineeriks neid riided, kui see pole märke, või siis ka öelda, et ta ei peseks või ei vahetaks neid, et võtaks vahetusriided kaasa, saab seda pärast teha. Ja kiirabi sekkub siis, kui on täiesti sellised vigastused, millega on elupäästvat abi vaja, aga see esmane tegevus on ikkagi politseinike õlul. Ja suures plaanis, mis edasi saab, sõltub ka sellest, et kas tegemist on täiskasvanu või lapsega. Et laste alternatiiv SAK-idele on siis lastemaja mudel, mis on sarnane ühe ukse teenus. Ja mingis mõttes see võib-olla on politseile isegi lihtsam, et kuna niikuinii kõik järgnev on ühes kohas koos, et siis roll ongi lihtsalt tuvastada kannatanu ja viia ta abini. Ja meil on tihe koostöö lastemajaga, et lastemaja on siis spetsialiseerunud seksuaalselt väärkoheldud lastele, et nende aitamisele ja ütleme ka sellise erineva võib-olla ennast kahjustava seksuaalse käitumisega lastele. Nii ründajate kui ohvrite puhul on märke, mida kogenud ja end traumade osas harinud politseinikud märkavad. Jätkab Arno Lauk. Kõige sellise kasulikum rusikareegel on see, et ja mitte ainult seksuaalvägivalla, üldse vägivalla ja traumakogemuste puhul on märgata või pigem anda teistsugune tõlgendus irratsionaalsele käitumisele või käitumisele, mis ei tundu just kui vastavat sellele situatsioonile. Kas ta on liiga võib-olla madala intensiivsusega või ülepaisutatud või inimene on ei kontrolli enda käitumist, see on alati küsimus selles, et mis ta sinna viis ja mis toimub sel hetkel. Et kõige parem viis selle kirjeldamiseks ilmselt on see tolerantsus akna põhimõte, et kus inimene opereerib 3 tasandil, et kas ta on alastimuleeritud, ülestimuleeritud või siis optimaalses kohas. Ja kui inimene on äärmuslikus stressis, siis ta liigub kummaski suunad, et kas ta üle funktsioneerib või alafunktsioneerib. Ja kui kas ametnik või ükskõik kes suudab juba seda märgata
ja aru saada, et see inimene lihtsalt ei ürita olla kas keeruline või isiklikult tema vastu. Et see on juba päris suur saavutus tegelikult ükskõik kelle jaoks. Ma nüüd räägin ainult enda eest või enda kogemuse põhjal, aga minu meelest vägivallatsed käitumine suhteliselt universaalne. Et selles situatsioonis nende eesmärk on veenda politseid, et tegelikult midagi pole juhtunud, võite ära minna ja isegi kui juhtus, siis see oli kogemata. Ja isegi kui kogemata oli, siis tegelikult see oli ohvri süü. Ehk siis eesmärk on näidata, et mina tegelikult midagi teinud, isegi kui tegin, siis ma tegelikult ei ole selles süüdi. Ja aastatega tekib ka see, et sa juba märkad ka kehakeelt, seda, kuidas inimene sinuga üritab suhestuda, kas ta üritab sind manipuleerida, kas ta vahetab ka neid taktikaid, et see emotsioonide spektrum käib sealt ka enamasti läbi, et agressioonist kuni äärmusliku sõbralikkuseni või siis ka see enda ohvrina näitamine, et see võib ka seal mõne minuti jooksul läbi käia, aga see on tihtipeale täiesti teadlik taktika vaadata, et mis nüüd mõjub, millele politseinik nii reageerib, nagu ma tahaks. Me oleme omavahel üksjagu arutanud, milliseid kogemuslugusid me kuulajatelt küsime ja saates avaldame. Ja kaalumiskohti jagub. Ühtpidi on isiklikud lood kuulajale alati mõjusamad kui lihtsalt info jagamine. Reaalsed lood viivad meid kellegi kogemusse sisse ja aitavad seda sügavamalt mõista. Teistpidi võib oma kogemuse jagamine olla väga palus ja traumeeriv. Ja me ei taha selliseid kogemusi süvendada. Selle episoodi eel otsustasime siiski teha üleskutse. Ja sel korral jagame teiega üht lugu, mille puhul ei ole me keskendunud mitte vägistamise detailidele, vaid sellele, kuidas on mõjunud ohvrile pikk kohtutee ja miks ta on kõigest hoolimata valmis seda kõike läbi tegema. Enne kui jõuame tema kirjani, räägime natuke taustast. See on naise lugu, kes sattus 2022. aastal vägistamise ohvriks. Vägistajaks oli tuntud DJ ja muusikaprodutsent. Ajakirjandusse jõudnud kohtumaterjalide põhjal ei olnud üheski kohtuastmes kahtlust seksuaalakti toimumises ega selle vägivaldsuses. Vägivalda tõestasid lisaks muule kehal tuvastatud verevalumid ja marrastused. Need olid jalgadel, tuharatel, suguegunditel. Vaidlus käis alamates kohtuastmetes hoopis selle üle, kas vägistatu võis sellist seksi kõigest hoolimata ikkagi ise tahta. Detailsemalt on kirjeldatud kohtuasjade sisu Eesti Ekspressis. Et põhjalikumalt mõista, mis selles loos kõik valesti on läinud, soovitame otsida üles juura sisuloo ja tavakodanikust naisterahvas. Tema on teinud sellest lausa 2 episoodi pealkirjaga jõuline seks või vägistamine. Riigikohus leidis, et alama astme kohtud uskusid põhjendamatult süüdistatava juttu ja samas ei uskunud kannatanut. Ühtlasi rõhutas Riigikohus, et nõusolek suguühteks peab olemas olema nii juhtesse astumisel kui ka selle toimumise ajal. Vägistamise ohvri jaoks on tähendanud alama astme kohtute praak lõputut teekonda, kus nii füüsiliselt kui vaimselt niigi kohutavalt ränka traumat on mitme aasta jooksul süvendatud. Oleme loo saatja nõusolekul palunud selle sisse lugeda Maian Kärmasel. Minu lugu algas 2022. aasta mais. Siis toimus vägistamine. Aga praeguseks olen ma lisaks sellele ka vaimselt täiesti läbi pekstud. Riigikohtu lahend näitab, kuidas sõna vastu olukorraks on enne seda peetud olukorda, kus vigastused on fikseeritud ning olemas on ka vaimse tervise spetsialisti hinnang. Kui need ei ole piisavad tõendid, siis mis üleüldse on? Muide, Riigikohtu lahendi järel läks kõik teisele ringile ringkonna kohtusse. Minu jaoks tähendas see aga 6. korda ülekuulamist. 6. korda, kus mind lõputult ristküsitletakse, sealhulgas vägistaja advokaatide poolt. See kõik on olnud jõhker ja karm. See kogemus on olnud täielik katastroof minu vaimsele tervisele, elule ja toimetulekule igapäevaelus. Mul on hirm võõraste inimeste, kohtunike, advokaatide ja õigupoolest peaaegu kõige ees. Ma käisin 3 aastat kohtutes ja nägin, kui mäda on meie süsteem.
ma mõistan aina rohkem, kui oluline on sellest kõigest rääkida, et süsteemi oleks võimalik lõpuks muuta. Mulle annab jõudu teadmine, et ma ei ole selles kõiges üksi. Ma ei võitle ainult iseenda, vaid tuhandete naiste ja meie laste eest. Ma tahan öelda kõigile ohvritele, uskuge mind, keegi teist ei ole üksi. Keegi meist ei ole üksi. On palju inimesi, kes on nagu meie, keda on lisaks vägistamisele hiljem räigelt taas ohvristatud nende poolt, kes peaksid meid kaitsma. Meile on öeldud, et tehke avaldus, et õiglus saaks jalule seatud. Aga nagu minu lugugi näitab, see ei ole nii lihtne. Enne Riigikohtu lahendit käisin ma läbi täieliku põrgu. Samal ajal pidin kodus kasvatama 4 last ning olema neile igapäevaselt olemas. See on mind päästnud. Ma olen südamest tänulik, et mul on lapsed, kelle nimel iga hommik ärgata. Ja kõigest hoolimata leian ma, et sellistest asjadest tuleb rääkida ja tuleb seda teha üha valjemini. Mina ja teised, kes on sama läbi teinud, ei seisa ainult enda eest. Me seisame kõigi järgmiste võimalike ohvrite eest, et neid samamoodi ei koheldaks. Ja ma olen Kaia Kastapõrters. Ma olen kliiniline psühholoog, psühhoterapeut kutse poolest ja traumateemadega olen ma tegelikult oma väljaõppe ülikooli tegelikult teiselt kursuselt saadik kuidagi eriliselt kokku puutunud. Ilmselt on see huvi ja kuidagi olnud see, mis mind on selle teema juurde toonud. Kui ma mõtlen päris nagu praktika ja praktilise kogemuse peale ja päris inimesed, et siis midagi ei ole teha, et see ohvri vastutavana nägemine on jätkuvalt teema, mis nagu sa küsisid, et vajab ümberlükkamist ja seda väga erinevates kohtades nii tavainimeste hulgas kuni õigusabisüsteemini välja, julgen ma välja öelda seda, et kuidagi nagu keeruline justkui on uskuda kannatanut. Aga äkki ta ei räägi tõtt. Ja siis jäädakse sinna justkui nagu kinni, et aga äkki see oli kuidagi teistmoodi, äkki see ei olnud ikka päris nii, nagu ta räägib. Ja me kõik võime ju väga hästi aru saada, et kuidas see tühistab automaatselt, isegi kui see on küsimuse vormis, see tühistab kannatanu tundeid ja kogemust. Et miks meil on raske, miks meil on keeruline uskuda, kui inimene ütleb, et minuga niimoodi juhtus. Mida me kardame, et me kaotame sellega, kui me usume teda. Vot see on see koht, kus mina psühholoogina olen väga palju nagu kinni olnud ja mõtisklen selle üle, et kuidas sellega nagu meie ühiskonnas hakkama saada, et me julgeks. Ei ütlemine on ka sellepärast raskendatud, et paljud inimesed, kui nad on hirmutavas olukorras, et siis nende ajus juhtub midagi. Ja me teame seda tänapäeval ja me nimetame seda tooniliseks liikumatuseks ja nad lihtsalt ei saa midagi teha ja vastu hakata või ei saa sõnagi suust nii-öelda. Ja selle eesmärk on lihtsalt üle elada see hirmutav sündmus, nii et ellu jääda. Ja siis lihtsalt tuleb mängida näiteks surnut, et kui sa tajud, et hakkama enam ei saa selles olukorras, siis ongi nii, et tekivad täiesti automaatselt ja murdosa sekundi vältel sellised reaktsioonid, kus valutundetus väheneb, kus inimese mälu on pärast häiritud. Ta võib-olla kirjeldab, et ma nagu hõljusin seal kuskil lae all ja vaatasin sinna alla. Et seal oli minu keha, selle teise inimese kehaga koos. Aga see nagu ei olnud mina või ma sellest situatsioonist nagu irdusin. Ja südametöö aeglustub, inimesed võivad isegi öelda, et ma ei tea, mul tuli nagu uni peale täitsa. Ja ma võib-olla jäingi magama, et ma mäletan ainult mingeid fragmente. Ja seda me teame, et sellised reaktsioonid toimuvad ja seda nimetatakse tooniliseks liikumatuseks
ja selles olukorras ei saa inimene öelda seda eid või hakata vastu või kuidagi ratsionaalselt planeerida oma käitumist. Nii et ja arvatakse, et vägistamise ohvritel peaaegu 2/3 see esineb mingil määral. Ja kui inimene, kes on üle elanud selle toonilise liikumatuse, tal ongi mäluhäired, ta ongi segaduses, ta ei suuda aru saada, et kuidas minuga ometi, kes ma olen 100 meetrist nii hea jooksja, et kuidas selline asi nüüd sai minuga juhtuda, et ma üldse ei suutnud sammugi teha. Et siis nagu see inimene tundub meile võib-olla ebausaldusväärne, et miks ta ei räägi selgelt, mis kell see toimus ja kui kaua kestis. Aga see toimepanija seevastu räägib selget juttu, tal on täpselt mälu olemas, aga see meie kannatanu on selline nagu segaduses ja see võib jätta siis sellise mulje, et äkki ta ei räägi õigust ja võibki olla, et ta ei mäletagi ja võib selle trauma tõttu ei mäleta ja võib ka olla sellepärast, et teda kas uimastati või ta oligi joobeseisundis ja sellel ajal kasutati ära ja sellepärast ta ei mäleta. Aga kogu selles kogemuses ei ole sellist sujuvat narratiivi, nagu meil selliste kogemustega on, mis ei ole ohtlikud. Suudame meenutada, millega see algas, millega lõppes, kuidas seal vahepeal oli, mida ma veel märkasin, mida ma vahepeal mõtlesin, kui ma kogesin seda või seda. Milliste vanade teadmistega midagi seostus. Just täpselt. Ja traumamälestuses on pigem see mälestus tükiline, ta võib olla nii tükiline, et need tükid, need nii-öelda episoodid, momendid on segamini, et kui keegi näiteks küsib, mis sinuga juhtus, siis näiteks esimene jagamine võib olla ühtemoodi järjestuses või detailidega ja siis see võib muutuda näiteks järgmisel jagamisel oma sisust mingi järjekord, mingi detail lisanduda ja see kõik on normaalne, ma rõhutan, see kõik on normaalne. Et see ei tähenda seda, et inimene mõtleb vahepeal midagi juurde või et hakkab ilustama või võimendama või kuidas on sobiv siin isegi öelda, aga et paneb juurde midagi, mida me traumat kogenute puhul näeme, on see, et neil on nagu puslekarp, 3000 tükiga pusle, tükid on kõik seal segamini karbis ja talle ulatatakse see, näiteks kui me küsime ta käest, mis sinuga juhtus, siis lükatakse see karp ette ja nii, palun, ütle, mis pilt siin on. Võib-olla ma natukene selle näitega võimendan, aga et sellised näited aitavad nagu reljeefselt aru saada, et mis seal toimub. Ja siis meenutades ja jagades seda, mis juhtus, inimene hakkab neid pusletükke nii-öelda loogilisse mustrisse asetama. Ja kui me teda survestame seal, siis ta pätserdab mingisuguse pildi kokku. Aga see ei ole päris see tema pilt. Laiemas pildis nagu palju rohkem ressurssi on selles taastava õiguse põhimõttes, et me tegeleme süsteemselt sellega, mis on toimunud ja aitame kannatanut nii palju ja nii, kuidas tema vajab. Aga et ka see väärkohtleja on pildil selles osas, et võtta vastutust enda tehtu eest. Et selles on nagu tohutu suur väärtus ja potentsiaal. Et kui me näiteks siseneme taastava õiguse praktikaga sellisesse olukorda, et siis kõige olulisem koht on kannatanu tunded, kannatanu valmisolek. Kui kannatanu ütleb, et mina ei julge või mina ei taha, siis see on see, kuhu me pidama jääme. Mitte, et ma ei arva, et sellega nagu protsess täiesti nagu lõpetatuks tuleb lugeda, aga kindlasti vajab see pausi enne, kui edasi liikuda. Ehk siis me peame kuulama kannatanut, me jõuame jälle selle juurde tagasi, et väärkohtleja käitumine võib olla väga erinev
situatsioonist situatsiooni. Ja selle kaldega, et avalikus ruumis on see pigem viisakas ja sotsiaalselt aktsepteeritav. Ja kui me kannatanut ei kuulaks, siis tekivadki need olukorrad, et aga ta ju lubas, aga ta ju rääkis nii ilusasti. Me peame kuulama kannatanut, kui tema on valmis, siis me saame liikuda edasi, kui tema ütleb, et mul ei ole tunnet, et ma tahaksin olla ühes ruumis, siis mitte mingil juhul. Ja ma leian ja ka kirjandus leiab, spetsialistid leiavad, et just seksuaalvägivald on vägivalla kõige kahjustavam vorm. Et need mitte trauma mõjud tekiksid tingimata igaühes, aga esiteks seksuaalvägivalla ohvrite puhul seda kõige rohkem ja võib-olla ka kõige äärmuslikumalt. Ja ka nagu inimlikul tasandil see on võib-olla kõige valusam just sellepärast, et seksuaalvägivald lõhub inimese mina või minapildi. Ta lõhub suht enda kehaga, ta lõhub usalduse enda vastu, enda tõlgenduste, tunnete, kogemuse, usalduse teiste inimeste, usalduse maailma suhtes ja see nagu ka ülejäänud vägivallaliigid, nad jäävad kestma ka peale seda sündmust. Ehk siis see ei ole ühekordne situatsioon, vaid et see mõju avaldab uuesti ja uuesti. Ja see jääb seda inimest kahjustama, see jääb kahjustama tema suhteid teistega ja ka neid inimesi, kes tahavad olla temaga suhtes. Mis ka omakorda tegelikult ju vähendab kogu seda toetust ja lähedust ja turvalisust, mida tegelikult on vaja kõigest sellest taastumiseks. Et selline kahju ka lainetab väljapoole seda inimest. Ja just seksuaalvägivalla puhul üks uuring, mida ma selleks vestluseks valmistades vaatasin, kirjeldas üsna äärmuslikult neid tulemusi, et vaadati just täiskasvanuna seksuaalvägivalda kogenud naiste kogemusi ja mul nagu täiskasvanule meeldivad numbrid, siis sellest tuli välja, et kuni 65% ohvritest kogevad posttraumaatilist stressihäiret, kuni pooled depressiooni, 40% ärevushäire tunnuseid, 49% alkoholisõltuvust, üle poolte uimastisõltuvust, kusagil pooled on suitsidaalsed ja kuskil 20% ka katsetavad või proovivad suitsiidi. Et see ilmestab seda, et kui rängad on tegelikult selle tagajärjed. Kui me abistamise peale mõtleme, et siis meie esimene hoiak peakski olema see, et mida see konkreetne inimene praegult vajab. Ja ma igaks juks ütlen ka, et kuulejate hulgas võib olla erineva taustaga inimesi, et siin ma praegult ei pea silmas sellist, mida võib-olla psühholoogidele vahepeal omistatakse, et ninnu nännutavad inimesi, palun vabandust väljendi eest, et see ei ole see, et inimese vajadustest lähtumine ei ole ninnu nännutamine, vaid see on see, et ma kuulan tähelepanelikult, ma märkan tähelepanelikult, mis seisus tema on. Et mis on selge, on see, et kui meiega on juhtunud rasked, ebanormaalsed, ohtlikud asjad, siis me vajame toetust. Aga kus see toetus tuleb? See ei ole nüüd enam nii kriitiliselt tähtis või on, aga need inimesed, et kellel on olnud vähemalt üks, kas täiskasvanu siis lapsele või kaaslane sõprade lähedaste hulgas täiskasvanul, kellega ta on saanud jagada oma kogemust ja kes on olnud talle toeks, mis tahes moel, siis nende toimetulek on oluliselt parem. Ja kuni selleni välja, et neil ei kujune pikaajalisi traumajärgseid reaktsioone, ehk siis nende puhul me ei pea rääkima traumajärgsest stressihäirest. Et kui inimene on pidevalt traumale eksponeeritud või selle ohule eksponeeritud ka see, et see võib juhtuda, ma ei tea millal, rääkides siis väärkohtlemisest, vägivallast lähisuhtes näiteks,
siis see, et sa ei tea, millal see järgmine kord võib tulla, on juba tegelikult traumakogemus. Et kui mõnikord öeldakse või räägitakse sellest, et kannatanu ei käitu loogilisel moel. Mida, üks näide, mida selle all silmas peetakse, on see, et kui kannatanu on vihane, agressiivne näiteks, käitub võib-olla niimoodi jõuliselt ja mitte koostöiselt, siis kiputakse arvama, et järelikult ei saa ta ikkagi kannatanu olla, sest kannatanu käitub meie peades ettekujutuse järgi kuidagi teistmoodi. Nutab, on vaikne, on õnnetu. Et see puslekarp on ju kogu aeg niimoodi tükkidena ja juppidena. Et see nagu tardumine, võitlemine, põgenemine, et seal vist on siis äkki nagu viha vaja selleks, et põgeneda või võidelda. Ja kui sa kirjeldad, et see, et nad võivad vahepeal vihaselt reageerida või olla, et kas see on ka äkki, et kui nad tunnetavad ohtu, siis nad, nagu see viha aitab toime tulla. Ja see on tegelikult väga hea märkamine, aga kui inimene on kogenud traumat, siis ta on teinud järelduse inimeste kohta, et inimestest võib oodata kõike ja mitte ainult, et kõike, vaid et tuleb olla valmis kõige hullemaks. Aga see on tihtipeale traumat kogenud inimese kogemus. Ja kui ta nüüd tuleb abistaja juurde, kes lahke näoga ütleb, et ma kuulan sind ja ma olen siin selleks, et sind aidata, siis see sama muster võib aktiveeruda, või mitte muster, vaid et see usaldamatus just täpselt, et ma ei tea, mida sust oodata ja mida lahkem sa oled, seda kahtlasem sa oled. Sest minu kogemus on see, et inimesed petavad, inimesed teevad liiga. Mille pealt ma praegult peaksin arvama, et sina oled erand. Kuidas ma tean, ma ei tunnegi sind üldse. Pikem on see trauma kogemus, mida varasemast ajast on see alguse saanud, eks seda keerulisem ja pikem on ka see taastumise protsess. Aga alati tuleb rõhutada, et see taastumise protsess on alati võimalik hoolimata sellest, kui varasest east on trauma pärit või kui pikk on see traumakogemus olnud. Et taastumine on võimalik? Taastumine on võimalik, jah. Kui inimesel on seksuaalvägivalla kogemus, võib-olla ei ole kellegagi rääkinud, läheb aastaid mööda, kuidas see teda mõjub, mis see pikaaegne mõju on? Need märgid võivad olla väga erinevad, et need märgid võivad olla selline meeleolu muutused, ärevus, kurbus, kehalised reaktsioonid, psühhosomaatilised haigused või üldse ka somaatilised haigused, et me järjest rohkem tegelikult suudame ja oskame vaadata nagu inimest tervikuna ja näha seda kombot seal, et pikaajaline stress jätab jälje kehasse, see on selge. Natukene liiguks veel sellisele keerulisemale territooriumile, mis on juba oluliselt vähem selles mõttes sinu igapäevatööga seotud, et nüüd ma tahaks küsida selle kohta, et mis siis, kui ei ole seaduse rikkumine? Ehk et mida sa arvad neist suhetest, kus on tegemist alaealise ja oluliselt vanema inimesega näiteks või et kuidas selles samas kontekstiks võiks mõelda? Miks ma seda küsin, on sellepärast, et kui me räägime alaealistest, kes on hierarhiliselt seotud oluliselt vanema inimesega, siis et see piir, et kust läheb see tegelik nõusolek on ikkagi oluliselt keerulisem. Mind väga häiris Marju Himma artikkel Maalukast ja Sassianost, kus ta käis välja sellise lause, et suhe 15-aastase ja 60-aastase vahel ei ole seaduslikult ega moraalselt taunitav. Esiteks, karistusseaduse eesmärk ei ole reguleerida inimeste vahelisi suhteid. See on loetleda teod, mis riivavad kellegi õiguseid, on see siis ühiskonna või indiviidi oma. Ja see on iseenesest ammendav loetelu suurel määral. Et väga
teiselt poolt see loob väga mugava kattevarjus sellele, et kui miski on seaduslik, siis järelikult see on ka õige, mis absoluutselt ei tähenda seda. Ja kui me vaatame seda, et kui alaealine või noor täiskasvanu otsib palju vanema inimese lähedust, siis esimene küsimus võiks olla see, et mis on see vajadus, mida ta enda jaoks täidab. Mis on see, mida ta sealt otsib. Et kui 15-aastane siidrit toob pargis, siis piirkonnapolitseinik suhtleb tema vanematega, uurib, et aga kodus midagi valesti ei ole. Ja samas, kui see sama 15-aastane eksib 40-aastasega, siis justkui on tegemist adekvaatseid otsuseid tegevate võrdsete täiskasvanutega. Et see kindlasti ei ole adekvaatne. Et selline suure vanusevahega suhete otsimine igal juhul ohumärk. Ja teiseks või teine pool, mis sellest on teismelised, need on inimesed, kes alles avastavad enda keha, seksuaalsust, suhteid, kes on arenemisjärgus nii sotsiaalselt kui bioloogiliselt, kes teevad oma esimesi katsetusi, saavad oma esimesi õppetunde. See ei ole võrdne partner välja kujunenud seksuaalkäitumisega täiskasvanule. Ma suure huviga jälgisin Sass-Enno ümber toimuvat tema enda kirjeldusi ja neid teiste arvamusi. Ma võtsin keelt hammaste taga ja sõrmi klevetuurilt eemale. Aga mis mul hästi tugevalt silma jäi, oligi just see selgitus, et kui on seaduslik, siis järelikult on ka nõusolek ja justkui kõik nii ongi. Ja just selle puhul jäi see silma, et see on tegelikult lihtsalt vastutuse tõrjumine või emale lükkamine. Et okei, seksisime küll, aga mina ei vastuta mitte millegi eest. Et see alaealine on adekvaatne ise oma valikut tegema minuga, kuigi mul on temast 2 korda rohkem elukogemust. Ja ma olen selle valdkonna spetsialist, kes tegelikult peaks teadma paremini. Pole ühtegi adekvaatset põhjust, miks üks keskealine meesterahvas peaks otsima alaealisega või teismelisega seksuaalseid suhteid või seksuaalselt suhtlema. Et selle inimese asi on teadvustada esiteks tema võimupositsiooni, selle mõju igasugusele dünaamikale, mis saab olla selle inimesega suhtlemise kogu seda eelnevat tausta. Et mis võib olla see, mis paneb seda noort otsima sellist kontakti ja teadvustada seda, et mina kui täiskasvanu, kes ma olen seda märganud, minu roll on tegelikult ju kaitsta seda inimest, ka tema enda eest selles situatsioonis ja ka teiste täiskasvanute eest. Absoluutselt. See on nii tore, et sa sellele välja sõnastasid. Ma nagu mõtlen, et ma teismelise tütre emana ei ole enam adekvaatne seal teemal tasakaalukalt reageerima, aga need sõnad ja kommentaarid, mis kõik inimesed loevad sealt trükimeediast, kuidas null vastutust võtab täiskasvanud mees selle eest, et võib-olla piire seada ise, võib-olla ise õpetada nagu neiudele midagi, et kõik moraalne kohustus on ainult nendel emadel, kes peavad siis tütardele selgeks tegema, kuidas käituda ja olla, et ohu eest pääseda. Et mis need meeste ja isade rollid on? Jah, absoluutselt. Ja meie nii-öelda traditsiooniline käsitlus mehelikkusest ja mehe rollist ju räägib sellest, et mees on perekonna ja riigikaitse või oma kogukonna kaitse. Aga kui me vaatame seda, et kes tegelikult, kes on need, kes vägivallatsevad nii meestega kui lastega kui naistega, siis need on mehed reeglina. Ja samas lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, ohvriabitöötajad, peaaegu eranditult naisterahvad. Et kus on need mehed siis täitmas oma maskuliinset rolli. Hästi oluline ka märgata ja kuulda seda, kuidas räägitakse nõusolekust ja nõusoleku põhisusest, sest nagu kõik muus tegelikult ka sellest võib saada manipuleerimise vahend. Ja tegelikult see on selline mõnusalt hägune mõiste, sest teinest võttes see 10 eid ja lõpuks üks jah, tegelikult saab ju öelda, et nõusoleku põhisus, inimene on nõus. Samas jällegi, et kui piisavalt peale käia või piisavalt osavalt manipuleerida, siis see saabki peituda selle taha, et tagada ise tahtis. Lihtsalt, et kui me räägime seksist või ükskõik millisest intiimsest suhtlusest kahe inimese vahel, siis see
millele ma suunatud, mida peaksin mõtlema, on 2 võrdse partneri autonoomsed otsused, mille hulka ei kuulu teise inimese mõjutamine. Et kõige lihtsamalt see, et kas sa seksi tahad, ei taha, okei, mitte et jälle sul pea valutab või mida iganes, et me ei ole 6 aega seksinud. Et sa lihtsalt lepid selle vastusega, mida saad. Ja siin tekib see küsimus, et kui ratsionaalselt need 16-aastased üldse oma suhtevalikuid läbi mõtlevad. Rääkimata siis suhetest täiskasvanutega, kes tegelikult juba teavad, kuidas käituda suhetes selliselt, et saada enda tahtmist. Lugedes ja kuulates neid kirjeldusi, miks on siis mindud kaasa nende nooremate inimeste tähelepanuga või nendega suhteid loodud, siis mis minu jaoks jääb sealt kumama on see, et neid suhteid just nende noortega nähakse eeskätt vahendina, kas siis seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamiseks. Et selle 40-aastasele mehele võib olla meelitav, kui 18-aastane tema vastu huvi tunneb. Ja et sellest suhtest pigem saab selline silt või raam, mille kaudu lihtsalt enda vajadusi rahuldada. Ja teine pool on ka see, et kui see nii-öelda vanem ja kogenum täiskasvanu võtab nüüd selle rolli või õigustused, aga ma jagan seda enda elukogemust, enda seksuaalset kogemust ja ma aitan sellel noorel ka kuskile teistmoodi läheneda või teistsugused kogemus saada, annan talle turvalise ruumi, siis see ei ole enam paarisuhe. See on õpetaja ja õpilase suhe, kus esiteks ma otsustan, mis sul on puudu ja kuidas mina seda sulle annan sellisel kujul, nagu mina arvan, et see on õige. Midagi tervislikku sellest ei ole absoluutselt. Et kes on üldse nõusoleku võimelised, et meil on ju näiteks seksuaalse enesemääramise vanuspiir ja mida see tähendab? See vanuspiir on meil ju 16 praegu ja kui ma küsin kas või õpetajate või spetsialistide käest, et seletage oma sõnadega ära, et mis see seadus tähendab, et meie seksuaalse enesemääramise vanuspiir on 16, siis küllalt sageli öeldakse, et see tähendab seda, et alla 16-aastased inimesed ei või seksuaalvahekorras olla, aga siis juba jäädakse mõttesse, et kas see saab nii olla. Ja siis et me nendime, et tegelikult ükski seadus ei reguleeri alaealiste teismeliste omavahelisi seksuaalsuhteid Eestis. Need on lihtsalt, aga need ei ole seaduses reguleeritud. Ja keskmine esmast seksuaalvahekorra vanus ongi Eestis kuskil 16-17, et see on üks arengu osa, et mingis vanuses alustatakse siis seksuaalelu. Aga mida see seadus ütleb, et ütleb täiskasvanutele, et ära ole lastega seksuaalvahekorras. Ja see vanuspiir on toodud 16. Ja siis, kui nüüd keegi on seal näiteks 13-12, eks ole, siis täisealine 18-aastane ei tohi olla temaga vahekorras ja vastutab see täisealine. Aga kui nüüd keegi on 14-15, siis see on lisaklausel, et kui on üle 5 aasta vanem see täisealine, et näiteks kui sa oled 15 ja teine on 21, siis see ei ole okei, sellepärast, et üks on 7. klassi õpilane ja teine võib-olla ülikooli teise kursuse üliõpilane. Et see vanusevahe ei tundugi, kes teab mis, aga kui sa mõtled, et nende 2 inimese elukogemus on niivõrd erinev ja üks saab oma suuremat elukogemust ära kasutada teise peal, kes veel ei oma võib-olla sellist täiskasvanulikku mõtteviisi seksuaalsusega seondavalt. Nii et see on üks asi, et alla 16-aastased me rehkendame, ei saa andagi täisealisele inimesele oma nõusolekut, sest nad ei ole veel nõusoleku võimelised lihtsalt, nende areng alles kestab veel. Ja see on ka põhjus, miks ka väiksed lapsed ei saa olla nõusoleku võimelised, sest et nad ei saagi aru, et see, mis täiskasvanu teeb, on seksuaalne väärkohtlemine, et nad hakkavad sellest alles siis aru saama, kui nad ise saavad suuremaks ja hakkavad täiskasvanu moodi seksuaalsusest aru saama. Aga sellepärast ei saa ka lapsele panna vastutust, et tunne ära see olukord ja hakka vastu ja mine ära kindlasti. Et kindlasti nende olukordade eest vastutavad täiskasvanud. Ja meie, kes me märkame ja kõrvalt näiteks tähele paneme, et keegi täiskasvanu seksuaalselt väärkohtleb last. Laps ei pruugi sellest aru saada. Julgen siit oma kogemuse pealt arvata, et kipub olema niimoodi, et väärkohtlejaks
kujunevad inimesed, kellel on lapsepõlves jäänud puudu kõikidest võimalikest ressurssidest, kaasa arvatud hoolest, juhendamisest, toetamisest ja nagu öeldud, tihtipeale nad on ise kogenud ka väärkohtlemist. Aga nad on keeranud selle siis niimoodi nagu enda kaitseks, et mitte oma valu tunda, siis nad pööravad selle välja teiste suunas rünnakuna. Mina olen Kristjan Veske ja ma olen soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. Ja kohe edasi küsida, kuidas seksuaalvägivald või kas puudutab sinu tööd? Seksuaalvägivald, et seda iseenesest võib pidada või peetaksegi soolise vägivalla osaks, soopõhise vägivalla osaks. Nii et mu töö on olnud ikkagi üsna palju karjääri mõttes või ajaloo mõistes seotud siis soopõhise vägivallaga ja selle läbi ka siis seksuaalvägivalla teemadega. Siis enda ülikooli ajal, et siis ma tegin ise sellise uurimustööga, et mis ma viisin läbi Ameerika Ühendriikides, kus ma intervjueerisin meesohvreid ehk siis, et mehi, keda on siis seksuaalselt kas ära kasutatud või vägistatud, et minu meelest tavaliselt, kui me kipume seksuaalvägivallast rääkima või et siis inimestel kohe kangastub peas sellise seksuaalse vägivalla räigemad vormid võib-olla, aga tegelikult see spekter on ju palju laiem ja võrdõigusvoliniku praktikas on olnud küll neid juhtumeid, et kus siis on kannatanu pöördunud meie poole, et siis selgust saada, kas see olukord, milles ta oli, et kas see oli siis seksuaalne ahistamine või mitte. Sest sageli ka inimesed ise ei oska ikkagi, nad on ka segaduses, et kui midagi sarnast juhtub nendega, et mis siis, millega tegu oli. Aga mis sa ikkagi meessoost ohvritelt teada said? Et sealt sai teada ikkagi väga palju, et neil oli siis üleriiklik selline seksuaalvägivalla ohvrite ja meessoost ohvrite abikeskus. Ehk siis ma suhtlesin kõigepealt nendega ja nemad panid siis mind omakorda kokku siis reaalsete inimestega. Mõni oli seal kannatanud täiesti lapseeas, eks ju, aga oli ka täiskasvanu eas kannatanud. Aga nad tundsid, et neid jäeti nagu psühholoogilises mõttes traumaga üksi, et see häbi oli neil nii suur, et esiteks nad ei julgenud kuskile poole pöörduda ja mõne puhul, kes siis kuskile ka pöördus, et siis ta ei saanud sellist kuidagi adekvaatset suhestumist sellega, mis taga siis juhtunud oli. Ja teine selline läbiv teema, mis sealt tuli, oli loomulikult ka see, et selle traumaga tegelemine. Ehk et nad ise omistasid siis enda hilisema elu selliseid probleeme sellele samale traumale, et kes siis oli seal vägivaldne, ise muutus nagu vägivaldseks ja olid sellised episoodid ka siis kinnipidamistega ja nii edasi, et nad ise seostasid seda enda selle vägivalla kogemusega ära. Mitu meest siis ikkagi rääkisid ka, et neil olid siis sõltuvusprobleemid igasuguste, kas siis narkootikumide või alkoholi tarvitamisega. See oligi nende jaoks võimalus, kuidas enda sellist traumat nagu tuimestada või et enda läbielamisi tuimestada ära. Et enamus need mehi, kes ma rääkisin, nad ise olid nagu sellised natukene nagu sellised macho tüüpi mehed või et ma kuidagi, kui ma neid intervjuusi nii-öelda kokku leppisin ja et siis ma miskipärast eeldasin, et võib-olla nad on kuidagi sellised enda olemuselt võib-olla natukene pehmemad või et nad ma ei tea, läbi enda selliste traumakogemuste, et nad mõtestavad kuidagi asju
rohkem lahti, aga tegelikult nad olid jah, et ma ütleks, et suurem osa neist oli sellised sellised macho Ameerika mehed, et see tuli mu jaoks nagu üllatusena. See meeste kogemuste nii-öelda nähtamatus, et see on nagu probleem, et ja siis ongi minu meelest need küsimused, et milliseid debatte me peaksime nii-öelda avalikult pidama ja milline on nii-öelda eksperdi tasandi arutelu. Me ei pea nagu jääma kinni ainult sellesse, et millised need protsendid nüüd kuskil on ja siis avalikult neid terve ühiskond justkui nagu arutab. Et minu meelest viib selle fookuse eemale sellest, et meil on olemas kannatanud, meil on olemas süstemaatiline probleem, millel on väga suur mõju siis nende inimeste endale eludele, eks ju, nende eludele, kes neid ümbritsevad ja tegelikult on see nii-öelda kadu ühiskonnal on ju ka väga suur, et läbi siis kõige banaalsemas mõttes ka läbi, eks ju, sellise rahalise kahju, mis kogu sellised uurimisprotsessid ja tervishoid ja kõik, mis sellega nagu seotud on. Aga kindlasti üks siis grupp inimesi, kes kindlasti väärivad nagu eraldi tähelepanu, on siis transsoolised inimesed. Et tavaliselt pannakse kuidagi LGBTIQ kõik see tähekombinatsioon kokku, aga kui vaadata siis erinevaid andmeid, et siis tavaliselt see LGB grupp, et loomulikult seal esineb ka seksuaalvägivalda, aga see ei ole nagu kuidagigi võrreldav sellega, milline on transsooliste inimeste selline sagedane elukogemus Euroopas. Ja selle kohta tegi ka Euroopa Põhiõiguste Amet eraldi sellise analüüsi, et kui seda analüüsi lugeda, et siis see oligi nagu nii jube lugemine, et ma poole pealt mõtlesin, et ma ei tea, kas ma tahan nagu seda enam edasi lugeda, et neid siis nagu rünnatakse või siin mitte nende seksuaalse orientatsiooni tõttu, vaid just nimelt soo tõttu. Mida saab teha riigi tasandil, mida saab teha laiemal tasandil, mida saab teha võib-olla samade avalike debattide tasandil? No esiteks on loomulikult vaja üldse nagu sellist paremat arusaamist, et meie ümber ja meiega koos elavad transsoolised inimesed ja see on täiesti okei. Et see aktsepteeritavus siis, et transsoolised inimesed olemas on, see on ikkagi Eesti ühiskonnas hästi madal. Aga seal on loomulikult palju nagu erinevaid asju, mida peaks tegema, kaasa arvatud ka seda, et näiteks keelustada ära siis selline ümberpööramisteraapia, konversiooniteraapia. Et seda sageli kasutatakse ainult seksuaalse orientatsiooni keskselt, et justkui on see praktika, et siis üritatakse inimese seksuaalset orientatsiooni muuta. Aga tegelikult kes selle all ka väga palju ikkagi, kui me selliseid Euroopa andmeid vaatame, et kannatavad, et siis on jällegi transsoolised inimesed, et justkui nad lähevad mingisugust teenust saama ja sellega saavad kaasa selle paketi, et nad ei ole täiesti nagu normaalsed, et teeme nüüd siin tagasi nii-öelda normaalseks. Et kõik sellised puudujäägid, mis meil ka õigusraamistikus näiteks on, mis seostuvad siis sellise soolise mitmekesisusega, et ma arvan, et neid tasapisi ka lahendades, et see saadab ka ikkagi järjest tugevama signaali sinna suunda, et meie ühiskonnas, nagu ma ennist ütlesin, elab erineva soolise eneseväljendusega inimesi, soolise identiteediga inimesi ja see kõik on normaalne. Ameerika põlisrahvastel on oluliselt rohkem sugusi kui see binaarne lähenemine mees-naine, et see võid seal olla, mida nimetavad two-spirited või mis iganes ja neid näiteid ju loomulikult, kuidas need ühiskonnad on korraldatud ja mismoodi kogu see selline sooline mitmekesisus on olemas, et neid on ju veel,
mingi 10 aastat tagasi, siis kui ma Indoneesias käisin, et siis intervjueerida siis ühel saarel, kus on siis selline süsteem, et seal on 5 sugu kokku, et ja see kõige hinnatum või väärtustatud soo esindaja on siis see, kelles kõik need üle 4 sugu ennast manifesteerivad, et tema on siis selline kohalik šamaan ja viib läbi seal igasuguseid viljakusriitusi ja selliseid asju, et see oli ääretult põnev nende inimestega suhelda ja sa näed, et noh, mõned mingisugused väga tugevad sellised seisukohad, mis meil on, et nendel ajaloolises mõttes, et nad on kõik nagu sellised üsna hilised arusaamad, et maailm on nii kirju ja lai, et leiab nagu väga, väga toredaid näiteid. Sageli on ka niimoodi, et ongi nagu need suured vägivaldurid, kes meie ümber on, et nad on ise ka ikkagi väga sageli sellist hästi tugevat vägivalda kogenud, et kas on võimalik korraga kaasa tunda ja hukka mõista? Ja ma arvan, et teatud määrani on see kindlasti võimalik. Aga mulle tundub, et see on ikkagi nii, et nii kaua kui mingi kriitiline mass ehk et nagu ühiskondlik suhtumine on, et me ei tolereeri selliseid asju, siis tekivad ka nendele inimestele piirid, sest et nende jaoks on ka samamoodi oluline maine ja staatus ja kõik sellised asjad, mis... Ei, absoluutselt, et nende piiride loomine on ju väga, väga vajalik ja üldse nagu, no ma ei tea, kui ma vaatan ikkagi jällegi need üleüldised andmed, et kuidas Eesti paikneb Euroopa riikide võrdluses, kui me räägime soolisest ebavõrdsusest või et siis on kogu aeg ma oleks nagu kurb või et mulle tundub, et me ühiskonnana ikkagi, me oleme nii vähenõudlikud või et me justkui ütleme, et jah, et see ongi okei, et juhtus minuga nii, küll ma saan hakkama ja või siis juhtus kellegi teisega mingisugune häda, noh ju ta siis ikka oli ise süüdi ja Saate alguses luges soneti luulekogust ikka veel Karoliina Pihelgas. See oli viimane episood 3, kus käsitlesime nõusoleku ja seksuaalvägivallaga seotud teemasid. Täname kõiki saates osalenud inimesi. Helirežissöör, nagu ikka, Paul Oja. Põhiline on see, et ära jää üksi. Ma arvan, see on esimene soovitus, et kui sa oled kogenud midagi tegelikult nii võigast, nii julma, nii halba või isegi sellist, et kui sa täpselt ei tea, kas midagi üldse juhtus või sa kahtlustad seda, siis tegelikult on oluline, kui sa ei taha kohe nagu pöörduda SAK-i või pöörduda ohvriabi kriisitelefonile, siis leia endale see usaldusväärne inimene, kellele sellest räägid.